Itaalia pesumasin loodi siis aastal 1945. Sellest Kandi pesumasinat võib-olla aga te polnud kuulnud siis. Ühesõnaga Itaalia kõige esimene pesumasin ja siis ühel aastal ostsid need itaallased ostsid ära ka Hooveri firma, mis tegelikult kuulus UK firmale. Siis nüüd me oleme Kandi Hooveri grupp. Kui ma alustan võib-olla enda tutvustamisega, minu nimi on Henri Lauts. Ma olen Head of Products Skandinaavia ja Baltikum, ma ei oska seda kuidagi eesti keeles öelda. Aga alustasin 6 aastat tagasi poole kohaga siin Eestis. Müüsin nädalavahetusel tolmuimejaid, sest et Kandil ei olnud siin Eestis mitte kedagi. Ja siis tegin samasugust promootoritööd nagu teie. Siis sealt see kasvas, nende tulemustega oldi rahul ja siis kogu aeg pakuti mulle järgmist mingit motivatsioonipaketti. Anti mulle tööauto ja anti mulle natuke rohkem raha ja siis ma hakkasin sellest tolmuimejate müügist pihta. Siis 2 aastat elasin hotellis, sest et mulle pakuti Euroopa kohta oli võimalus siis minna peamajja, mis on Kandil on siis Milanos. Ja siis ma reisisin kõik Ida-Euroopa riigid alates Baltikumist kuni alla Kreekani välja, kõik mis sinna vahepeale jääb. See oli siis minu vastutusala ja ma pidin käima ja Hooveri tolmuimejate müüke siis kasvatama. Siis ma tegin niisugust treeningut ka, nii nagu me täna teeme, aga nüüd ma pole mitu aastat seda teinud. Et kui see on natuke lühlik, siis andke mulle andeks lihtsalt. Ja kui midagi on arusaamatu või on liiga tehniline tekst, siis ka segage vahele ja rääkige julgelt, et Henri, et see on arusaamatu, sellepärast, et võib-olla mingid asjad minu jaoks tunduvad lihtsalt, kuna oled iga päev selles asjas nii sees, siis tundub kuidagi hästi loogiline, aga sõitke julgelt sisse ja öelge, et stopp, räägi lähemalt või räägi paremini. Ühesõnaga siis jah, Kandi grupp 1945 loodi, üks insener lõi siis esimese automaatse pesumasina. 1995, kui võib-olla oma marketingiõpikutest saate lugeda, Hoover tegi sellise kampaania UK-s, et kui ostad tolmuimeja, siis saad lennupileti New Yorki. Siis UK-s oli selline olukord, kus inimesed ostsid tolmuimejaid, viskas nüüd prügikasti, tänavatel oli uued tolmuimejad prügikastides. Ja see viis firma peaaegu pankrotti ja siis tulid itaallased ütlesid, aga me ostame ära Hooveri brändi ja siis ostsid Hooveri brändi ära. Täna on Kandi grupil hästi palju erinevaid brändi igasugustes maades näiteks. Ma arvan, et Hoover Helkama oli Soomes hästi suur bränd, mille Hoover siis Kandi grupp ära ostis. Ma arvan, et kui te vanematel Vjatka pesumasin või vanavanematele, siis nad kindlasti teavad seda ka, see oli Vene ajal vist müüdi ühte pesumasinit ja see oli Vjatka pesumasin. Ja täna me siis oleme üle kogu maailma, oleme nendes riikides või nendes maailmajagudes. USA-s me ei ole, seepärast, et seal on Hooveri õigus müüdud ühele teisele firmale, brändi õigus siis. Siis selline, kuidas ma ütlen, kodumasinate business, see on suhteliselt siuke igav, see ei ole smartphone, see ei ole tablet ega midagi. Seal on, kui seal keegi kasvab, siis ta kasvab siuke 2-3%, aga meie grupis meil tulid uued ülemused Euroopasse, asjad muutuvad. Näiteks nüüd on kõik Kandi Hooveri kodumasinad on internetiga ühendatavad. See sama kõige odavam pesumasin, mis maksab näiteks 249 näiteks eurot. See on võimalik ühendada siis läbi NFC oma nutitelefoniga ja kui sa näiteks ei oska või ei tea, mis programmiga näiteks Texaseid pesta, siis sa saad netist alla laadida selle programmi. Ja meil on Euroopas, meil on 65% turuosa nutikatel kodumasinatel, siis paar kuud tagasi kirjutas meist Financial Times ütles, et sellist kasvu kodumasinate tootjate vallas ei ole ammu nähtud. Ehk siis teil on võimalik hüpata siia ree peale ja selle vooluga kaasa minna. Aga nüüd ma lähen siis tolmuimejate juurde. Hoover on siis tolmuimejate leiutaja.
esimene tolmuimeja loodi 1908. See mees, kes selle lõi, ta oli allergiline tolmu vastu ja siis ta soovis oma elukvaliteeti parandada ja lõi tolmuimeja. Siis ta müüs selle kellelegi maha, siis nad läksid juba UK turule ja sealt see kõik alguse sai. Näiteks UK-s inimesed ei vacuum clean'i nad huuverdavad. Miss Marple'is oli olukord, vaatate kõik Miss Marple'id. Okay. Tädi koputas uksele ja siis see inimene ei tulnud sealt välja ja siis läks teine päev uuesti ja miks eelmine päev ei tulnud? I'm sorry, I was hoovering. Kui, ma ei tea, kas enam on, kui mingi hetk tagasi, kui minna Wikipeediasse, siis oli Hoover oli seal märgitud, kui ma räägin sellest spetsialistist, siis, et meil oli kõige laiem valik tooteid. Ma olin täna ka siia mõningad imelikud tooted välja. Meil on tavaliselt tolmuimejad, siis meil on aknapeisijad, meil on madratsi puhastajad, mille juurde ma tulen pärast rohkem. Meil on aulupuhastajad, meil on robotid. You name it, we got it, võib põhimõtteliselt öelda. Innovation ja unique design. Hooveri tolmuimejad. Okei, siin ei ole küll ühtegi väljas, aga ma näitan pärast pildi pealt. Mõned meie tolmuimejad näevad disaini poolest välja sellised ufolikud. Nad ei näe sellised tüüpilised traditsioonilised tolmuimejad välja, ei ole igava disainiga. Sest et meil on oluline see Itaalia disain, peab olema natukene teistmoodi kõik asjad. Me teeme koostööd Momo Design Studioga. Milanos Momo disainib näiteks Audidele, disainis rooli, istmed, Momo, Alfa Romeot kõik teavad. Näevad ägedad välja need autod. Alfa Romeot disainib näiteks Momo, Ferrarit. Ühesõnaga, me oleme vacuum cleaning businessi Ferrari siis. 35% meie aasta käibest teevad tavaliselt uued tooted, mis me toome turule, et me oleme hästi innovaatiline firma, siis näiteks madratsi puhastaja on ainult meil täna. On nüüd vaikselt hakkavad teised firmad järgi tulema, aga me olime esimesed, kes seda toodet siis turule tutvustasid. Ja Euroopas me oleme number 2 bränd, nii oma müügitulemuste poolest siis. Number 1 on Dyson, keegi Dysonit teab. Ei tea, okei. Dyson on veel ulmelisem, näeb välja oma disaini poolest, aga nad on üli kallid tolmuimejad. 399, 499, 599 ja peale. Maksavad palju, aga Sir Dyson ütleb, et kui seda toodet kasutada, siis ta on kõige efektiivsem ja nii edasi. Aga täna on siis tolmuimejatel on energiatähised peal, sest energiatähisest ma räägin ka veel natukene. Siin on mõningad siis tooted, siin on see Lamborghini, see on siis, Hooveril on oma patent. Ta suudab kokku suruda kuni 10 liitrit tolmu, 10 liitrit, ma arvan, et ei pea umbes peaaegu et aasta aega ei pea seda tolmukonteinerit tühjendama. Nüüd, kui tolmuimejatest üldiselt rääkida, siis 96% kindlasti teil tuleb inimesi ja küsivad, Hoover, aga kus see tehakse? Siis te võite öelda, et tehakse Hiinas, aga 96-97% kogu maailmas toodetavatest tolmuimejatest on made in China. Aga Hooveri R&D on siis Šotimaal, jäi oma nii-öelda sünnipaika, siis Šotimaal töötab meil 100 inseneri, kes siis iga päev kulutavad oma aega ja raha selleks, et tulla välja siis selliste ideedega, mida teistel konkurentidel pole. Näiteks nanopak süsteem, selle mudeli nimi on Space Explorer, see on ka Euronixis olemas. See on kõige kompaktsem tolmuimeja selles suhtes, et teda on võimalik, ta võtab 35% vähem ruumi, kui nüüd see voolik ümber selle kere. Mitte kellelgi teisel sellist süsteemi pole. Pärast ma näitan piltide pealt ka. Siis näiteks tolmukotita masinatest me oleme eriti tugevad. Seal on ainult Hoover ja Dyson võivad öelda,
et meie tehnoloogia ei kaota imamisvõimsust ükskõik kui täis see tolmukott ka ei lähe. Aga, või see tolmukonteiner. Aga ma sellest räägin ka natukene pärast poole. Momo disain, bla bla bla, Hooverist ma juba rääkisin, aga räägime natukene tolmuimejatest siis lähemalt. Inglased siis huuverdavad, seal me oleme number 1, 64 miljonit inimest, et ei saa, kuidas ma ütlen, nad ei saa eksida. Et see ei saa olla mingi kehv asi või kehv bränd. UK-s me müüme üldse üle 1 miljoni tolmuimeja aastas. Siin on, ma tõin välja erinevad Hooveri sellised sloganid, mis meil on, et me oleme alati üritanud olla või tuua välja siis selle, et me oleme innovatiivsed, me oleme efektiivsed, et kui Hooverit kasutad, siis sul jääb rohkem aega ja kõik need lahendused, mis on meil tolmuimejatel, et sul jääb rohkem aega siis pere ja sõpradega veeta, et teha see koristamise faas võimalikult efektiivseks. Täna on meil uus slogan, meil oli enne oli Generation Future, nüüd on meil Born Innovative. Varsti näete seda igal pool. Siis, me oleme küll, tooted on made in China, aga koha peal on meie oma kvaliteedikontroll. Siin on näiteks üks slaid asjadest või erinevatest elementidest, mis on tolmuimejatel ja kui mitu korda neid testitakse enne, kui siis antakse see roheline tuli, et see asi tootmisse lasta. Näiteks teda poolikut venitatakse 2500 kohta. Või sisse lülitamise nupp on-off button 10 000 korda ja siis kui ta selle aja jooksul katki ei lähe, siis on okei. Siis võib tootmisse lasta, et ma pärast näitan ka, et siin on üks masin, et see nupp ongi selle jaoks loodud, et teda jalaga kasutada. Ühesõnaga, tavaliselt tolmuimejad sellised, nagu see punane siin on, neid enam nii palju, või nende müüginumbrid iga aasta kukuvad. Ja mis siis tõuseb on, inimesed on hakanud ostma tolmuimejad, mis on patareiga või selle akuga. Et sellised varast tolmuimejad või on see inglise keeles on stick cleaner. Et kõik sellised uued segmendid lähevad ülesse. Nüüd tuleb pikk igav tekst Euroopa energiatähisest, sest et energiatähis hakkas kehtima aastal 2014. Juhtus siis see, et kui enne olid kõik tolmuimejad olid 2000 vatti, nende mootorid olid 2000 vatti ja peale, siis Euroopa Liidus arutati, et see mõjub meie keskkonnale hästi halvasti. Täna on kõikidel tolmuimejatel on selline energiatähis seal peal. Inimesed ei oska seda lugeda, et kui te neid tolmuimejad seal esitate või näitate, siis selle energiatähise pealt on tegelikult väga lihtne inimestele erinevate mudelite vahel erinevusi välja tuua. Sest täna tuleb inimene poodi number 1, ta vaatab välimust või tal on mingi mõttes mingi hind, siis ta vaatab välimust. Aga tegelikult mitte ükski tootja pole oma raha pannud selle alla, siis, et inimestele seda energiatähist tutvustada, sellepärast, et see oleks raha tuulde loopimine. In the end, it's just a vacuum cleaner, nagu mu boss ütles. Sellepärast mitte keegi ei hakka hetkel oma raha kulutama, aga sellel energiatähisel on 2 faasi. Hakkas kehtima 2014, 1. september. Miks siis? Sellepärast, et sooviti vähendada seda vist süsinikdioksiid CO2. Kes on tugev keemias? Okei. Süsinikdioksiid siis, et selle protsenti vähendada siis kuni 20% aastaks 2020. Kuna enne olid meie tolmuimejatel kõikidel mootorid olid 2000 ja kuni 2500 vatti, siis täna näiteks alla üle 1600 ei olegi turul enam olemas. Või kui on, siis on ta vanast ajast. Enam ei tohi Euroopas importida masinat, millel on mootorivõimsus suurem kui 1600 siis. Ja kõik siis selle jaoks, et säästa meie lootust.
Ma võin näite tuua või mis on juhtunud näiteks automaailmas. Tüdrukud, ma on keeruline rääkida seda. Aga automaailmas juhtus, enne oli niimoodi, et tahtsid võimsat sportautot, siis vaatasid, et pidi kindlasti olema 3-liitrine mootor. Aga ka automaailmas tõmmati seda mootori suurust vähemaks ja tehti mootorit efektiivsemaks. Nüüd ta tarbib vähem energiat, aga võib-olla see mootor on ainult 1,8 liitrit, aga ta on sama efektiivne, kui vanasti oli see 3-liitrine. Et saavutati nende väiksemate mootoritega siis see, et meie tolmuimejad tarbivad vähem energiat, aga nad on oluliselt efektiivsemad. Sest et tolmuimejaid müüdi 20 aastat niimoodi, et mitte keegi mingil disainil millelegi rõhku ei pandud, uusi otsikuid ja tehtud, mitte kedagi huvitanud, kui hästi see masin oli kokku liimitud näiteks, kui palju sealt tolmu uuesti tagasi õhku tuli. Aga nüüd on kõik need kriteeriumid on olemas. Et siis siin on sellest energia täis, ma tean, et see on igav, aga inimesed ei tea sellest mitte midagi. Siis kui paari lausega näitate, et te midagi teate, midagi jagate, siis tavaliselt nad rohkem viitsi küsida, sellepärast, et te teate niikuinii rohkem kui nemad. Ehk siis 1. september 2014 enam ei tohtinud tuua Euroopasse suuremat mootorit kui 1600 vatti ja samuti hakkasid kehtima siis tolmu üleskorjamise protsendi kriteeriumid. Enne mitte keegi ei mõõtnud, kui hästi see tolmuimeja sealt maast selle tolmu kätte sai. Nüüd hakkas kehtima see, et vaibalt ta pidi kätte saama 70% ja kõvalt pinnaselt siis 95%. Me tegime testid ka vanade masinatega, mitte ainult enda oma, vaid ka oma konkurentide omad ja siis see tolmu üleskorjamise protsent ja sinna, isegi kui ta mootor oli 2500 vatti näiteks, see tolmu üleskorjamise protsent ja sinna 45-55 vahele. See tähendab seda, et vahepeal et õhuauke või midagi oli nii palju, et sealt läks seda tolmu raisku lihtsalt. Ja nüüd 1. septembrist 2017 hakkab siis kehtima see, et tolmuimejate mootori võimsus ei tohi olla rohkem kui 900 vatti. Ja samuti neid tolmu üleskorjamise protsente ja kõike seda karmistatakse. Siin on siis energiatähis, mida ma näitasin. Ja siis seda energiatähist loetakse niimoodi, et see A tähendab siis palju ta aastas energiat tarbib. Või tähendab, mis on see energiatarbimise klass, siin on näiteks A. Siis siin on see, et palju ta võtab aastas energiat, see võtab, ta on A-klass, võtab 27 kilovatti. Siis on tema detsibellid, palju, kui suurt lärmi see masin teeb, siin on näiteks 66. Ja siis, mis on tema tolmu üleskorjamise energiatähis kõvalt pinnaselt, vaibalt ja palju siis uuesti õhku seda tolmu paiskume. Siin on numbrites ka, et palju siis G-klass võtab energiat, aga see kõik on bla bla bla. Ühesõnaga, meil on kõik A-d Hooveril, te ei pea selle pärast muretsema selle energiaklassi pärast ja siis kui seal ongi näiteks või keegi soovib mingit mõnda konkurendi mudelit vaadata, siis saate juba välja tuua, aga siin on C, näete, võtab palju rohkem energiat. Et inimesed ei osta seda, inimesed ostavad tolmuimeja, ma arvan, see vahetavad alles siis välja, kuni see masin lõplikult ära sureb, et ma arvan, et see on 5-8 aastat või kellelgi on isegi rohkem. Siis siin on tolmu üleskorjamise protsendid näiteks vaibalt. Algas siis 71-st G-klass ja A-klass on siis 91. Seda tolmu üleskorjamise protsenti vaibalt on just kõige raskem kätte saada. Meil on mõned masinad, millel on see, me kutsume neid 4A-deks, sellepärast, et kui me oleme vaibalt saanud A kätte, siis meil on ka igal pool mujal on A. Kõige lihtsam on saada siis kõvalt pinnaselt, aga siin, kui te poodi lähete, võite vaadata konkurente ka. Neil ei ole see alati hästi välja tulnud. Ja siin on siis tolmutagastusklass, et kui palju seda tolmu siis, et kui te koristate tolmuimega, kui palju seda siis uuesti teie majapidamisse läheb. Mina olen rõhutanud või alati oma meeskonnas ka inimestele öelnud, et suunake inimesed seda tähist ka vaatama, sellepärast et
kui seal on ikkagi nõrgem klass kui A, siis see tähendab seda, et tolm tuleb uuesti õhuringlususse, siis on vaja tihedamini koristada, et mida parem see tolmutagastusklass on, seda parem. Nüüd ma olen täiesti veendunud, et tulevad inimesed poodi ja siis te näitate neile seda energiaklassi, ütlete, et vaadake, et siin on see A ja see on A ja neil on jumala ükskõik ja nad küsivad teie käest, et aga kus on imamisvõimsus. Seepärast, et vanasti osteti masinat, vaadati kõigepealt mootori suurust ja siis vaadati imamisvõimsust. Nüüd, kui ma ei eksi, siis võib-olla tootjatest võib-olla Samsungil on veel see imamisvõimsus peal, aga see imamisvõimsus ei mängi mitte mingit rolli. Suunake nad kohe selle energiatähise peale, öelge, et imamisvõimsust enam ei näidata või enam ei öelda, vaid nüüd on seda masina efektiivsust saate vaadata siis seda, kui hästi ta saab kätte siis tolmu kas siit kõvalt pinnaselt või vaibalt. Et suunake nad kohe sinna energiatähise peale, see nende tähelepanu. Siis siin on üks masin, mismoodi neid testiti, tahate täpsemalt teada ka või väga ei huvita, ma võin rääkida. Kas teil on? Ühesõnaga masin näeb siis selline välja või mismoodi see Euroopa Liidu see test tehakse. On üks kindel vaip, sinna pannakse tolm peale, seal õhus peab olema teatud temperatuur, õhuniiskus, bla bla bla, ja siis pannakse sinna spetsiaalne tolm pannakse sinna peale, sõidetakse, enne kaalutakse ära muidugi, siis sõidetakse selle tolmuimejaga sealt paar korda üle ja siis kaalutakse, et kui mitu protsenti ta siis vaibast selle tolmu kätte sai. Seal oligi siis 70–91. Ja niimoodi saab siis masin oma energiatäise kätte. Ühe masina testimiseks läheb 4 tundi aega, nii et päevas saab ainult 2 masinat testida. See oli siis see tolmu kättesaamise protsent vaibalt. Siin on nüüd kõval pinnaselt. Kõval pinnasel oli, kus see oli? Kõval pinnaselt, see on A-klass tähendab kuni 111%. See tegemist ei ole Venemaal valimastega, kus 140% inimesi käis hääletamas, aga siin on niimoodi, et kuna tolmuimeja võtab siis õhuga, siis 100% on see, mis jääb siia, on see tolmuimeja otsiku laius, ütleme, et see on 15 centimeetrit näiteks, siis selle 15 centimeetri sees on 100% ja kui ta võtab siit külje pealt ka, kõrvalt ka natuke rohkem, siis see ongi kõik see, mis on üle 100%. Sellega on okei. Küsimusi? Natuke igav. Okei. Kui meie jaoks sellised, Hooveri jaoks sellised loodust säästlikud tooted ei ole midagi uut, meil oli juba aastast 2009, ühesõnaga 5 aastat enne, kui see energiatäis tuli, meil olid mootorid, mis olid efektiivsed. Aga see imamisvõimsus ei ole ainult, ei sõltu ainult sellest masinast või sellest mootorist. Ülioluliseks läks ka see, et masinatel oleks võimalikult head otsikud. Hoover tegi koostööd ühe Saksa kõige suurema otsikute tootjaga. Aga me ei ole nende tulemustega rahul. See, mis nad meile andsid. Ja kuna me oleme Hoover ikkagi suur firma, sest ei olegi siin ühtegi praegu kaasa. 2 otsikut on kuskil jalutama. Kui te poes vaatate, meil on osade nende eriliste otsikute on siin taha on pandud kiri, et patent pending, ühesõnaga. Me kulutasime 2 aastat kõvasti aega ja raha selle jaoks, et meil oleks ka väga head otsikud, mis võiksid mugavad kasutada. Inimesed on nendest otsikutest täiesti sagi. Ma arvan, et enamus kasutavad seda parketiotsikut. Kui siin on peal Parket Extra kiri, siis see tähendab seda, et need on naturaalsed hobusekarvad. Sellel on mingi sõna ka eesti keeles, aga... Naturaalsed hobusekarvad seal? Jah, sa ei mäleta seda, mulle öeldi.
keegi on hobustega kulutanud. Lakkanapus jah. Ei, mitte lakkaga, see on... Ma guugeldan ennast. See oli... Mis see on? Mingi imelik. Ühesõnaga, kõik kasutavad seda sellepärast, et kui neil on parkett kodus, see on õige ka, et siis ei tee parketile liiga. Siis enne seda, kui tuli energiatähis, inimestel oli tolmuimejast oli, ma arvan, et on täna ka. Need oli täitsa ükskõik, nad läksid poodi, ostsid selle 49 eurot maksva tolmuimeja ja nad ei kulutanud sinna raha, nad vaatasid, 2000 vatti, mootor, okei, enam-vähem läks minna. See tingis selle trendi, et 10 aastat tolmuimejate keskmine hind turul kogu aeg ainult kukkus, seepärast, et mitte keegi polnud nõus rohkem maksma. Nüüd, kui tuli see energiatähis ja oli reaalselt võimalik hakata siis tolmuimejaid võrdlema, et näed, see kasutab vähem energiat, saab kõvalt pinnaselt, on A-klass, mitte C-klass. On vaibal seal B, ei ole E ega F ja tolmutagastusklass on ka A, siis see tingis selle, et inimesed said hakata poes võrdlema masinaid reaalselt, sest enne vaatasid ainult välimust, vaatasid mootori suurust ja see oli kogu see info, mis sul oli enam-vähem. Aga nüüd on võimalik ühe energiatähisega neid nagu võrrelda. Inimesed hakkasid rohkem maksma tolmuimejate eest. Seepärast, et nad tahtsid võimalikult efektiivset, et oleks parem, nad olid nõus juba maksma detsibellide eest. Täna hakkavad seal, kus ma ütlen, kõige odavamad mudelid, need detsibellid on seal 87, 85, 83 ja niimoodi. Aga kui läheb juba 100 eurot peale, siis kukub see detsibell kukub ka seal kuskile 70 juurde, 75 ja niimoodi. Ja siis, kui juba tahad väga palju maksta, siis on võimalik osta ka 57 detsibellist masinat, mis maksab seal 399, aga meil nii kallist mudelit enam. Meil on 62 detsibelli on kõige väiksem masin, kui oli 59. Ühesõnaga, tänu sellele energiatähisele inimesed hakkasid rohkem maksma oma masinate eest. Nüüd, kui energiatähis tuli, siis kui oli masinal oli näiteks 3 A-d, siis inimesed maksid, siia ma võiks panna mitte 12 months, vaid 24 months. Siis kui oli 3 A-ga masin, siis need olid 200 eurot peale. Siis juunis 2015 3 A-ga masinad olid 149, täna võib leida 3 A-ga masina juba 99 euro eest. Aga nüüd hakkab rolli mängima siis see detsibellid, siis mida kõik tootjad suruvad. Meie surume nii detsibelle kui ka seda, et need oleks võimalikult efektiivsed. Ehk siis saaks seda tolmu võimalikult hästi kätte põranda pinnase pealt. Nüüd ühegi masina kohta te ei pea midagi nagu, kas ma ütlen, pähe õppima või raamatut padja alla panema enne kui magama lähed, et siis on hästi taha. Et meil on näiteks see nanopakk süsteem, mis ma enne näitasin ühel masinal, kus saab vooliku panna ümber masina. Kõik need spikrid on siin sellised, on see piktogramm, keegi teab. Ühesõnaga, mingid sellised väiksed spikrid on seal kõik olemas nagu masina peal juures. Siis te ei pea vähe õppima, et mis otsikut tal on, sellepärast et siin on ka otsikute kohta, et siin on mingi lisaparketi otsik näiteks. Ja siis me oleme üritanud ka sinna võimalikult palju kleepse asju juurde panna, et jällegi oleks lihtsam. Kui see energiatäis näiteks, poes peavad, need energiatäised peavad masinatel peal olema, aga müüja unustas ära, klient võttis kaasa, kadus ära, blablabla. Siis oleme üritanud ka need kleebisid sinna panna, et siin kord jälle rõhutada, et meil on 4 A-d ja et see on 59 detsibelli. Osadel masinatel on ka selline swing tag, kus on siis võimalik juurde lugeda, et millega võrdub 65 detsibelli, mis on 85 detsibelli, et mis müratasemega see võrdub, sellepärast et inimestel on ikka see, et tolmuimeja, siis ta teeb kindlalt lärmi ja siis ta läheb, ostabki selle 79 eurose masina või 49 eurose masina.
aga teda on võimalik suunata, aga halloo, et kui sa maksad natikene peale, siis on võimalik juba võtta selline tolmuimeja, mis väga palju lärmi ei tee. Siis karbid, ma arvan, et neid te näete ka poes, sest et keegi Lõunakeskusesse ka läheb. Siin ei ole. Okei. Ühesõnaga, me oleme üritanud ka karbide peale panna siis võimalikult palju informatsiooni, et osadest poodidest ma palun kindlasti, et mul õnnestub ja kindlasti õnnestub ära rääkida, et oleks hunnikud seal näiteks. Et siis panevad kollase hinna nendele masinatele juurde, siis inimestel tekib kohe, seal on mingi hea pakkumine, kui te seal juba esitlete mingit toodet, siis nad tulevad kindlasti teie käest midagi küsima. Ühesõnaga, et see ligi tõmbaks inimesi ja siia karbi peale me oleme ka pannud ka oma 4A tähise siis. Siis siin on mudelid, mida te võite leida Euronixist. Ma tegin väikse sellise, see on selline väike spikker, et siin on meie kõige odavam mudel, mille energiatähis on siis AA, DC. D-klass on ta siis vaibalt ja C-klass on see tolmutagastusklass ja ta on 85 detsibelli. Maksab seal, aeg-ajalt on kampaanias 59, muidu vist igapäevaselt on 79. Siis on meil see promomudel, mis on AACA, C on siis vaibalt, 3A-d ja 75 detsibelli, et tegelikult ainult 20 eurot rohkem ja inimene saab oluliselt parema masina endale. Siis meil on kaks, nad näevad suhteliselt ühesugused välja. See sinine masin maksab 129, see punane masin maksab 169, 179. Erinevus on siis detsibellides, üks on 66 detsibelli, teine on 69 detsibelli. Sinisel mudelil on tolmu üleskorjamise protsent on B vaibalt, aga punasel mudelil on A. See punane mudel on see, mida me soovime müüa nagu sooja saia suurte kogustega. Andke inimestele kätte ainult, isegi kui nad ei taha. Siis hakati, kui nad selle kätte võtnud, siis on ju juba ära rääkimisel aeg. Siis meil on üks meie kõige väiksem, neid mudeleid vist enam ei ole. Võib-olla mõnes poes leidub, aga mis põhjusel? Meil sai laast otsa. Meil tekkis tarneoppa ikka. Ja siin seda vist, ma arvan, et seda enam ei leidu mitte üheski poes. See võib olla paaris poes on. Ühesõnaga see 62 detsibelli oli elektroonilise displeiga. Kui nüüd tolmuvõti suurusest rääkida, siis tolmuvõti suurus ülevad niimoodi, see on vist 2,3, 3, 3,5, 4,5, 5. 5 on kõige suurem, mis turul on. Nüüd, kui ma ise need tolmuimejaid seal müüsin ja üritasin müüke kasvatada, siis mul olete ise varem müünud tolmuimejad? Jaa. Okei. Mul tekkis nagu selline rutiinne küsimustik alati inimestele, et kui ta tuli, ta vaatas, tegelikult nad tulevad sinna tolmuimeja ette, nad ei tea, mida nad tahavad. Brändid. Kas te oskate mulle näiteks öelda 5 tolmuimeja brändi? Ei oska aega. Seepärast, et inimestel võib-olla ongi meeles võib-olla 1, 2, keegi ütleb 3. Tolmuimeja ei ole mingi seksikas toodend, mida meelde jätta. Et ta tulebki sinna ette ja tal puudubki ainus, mis vaatab värve, jällegi see võib-olla mingi eelistus tekib. Siis ma alati küsisin, et näiteks, et okei, kui suur teie see korter on või see pind, mida teil on vaja koristada siis kodus. Ütleme, et ütles seal, ma ei tea, 40 ruutu ja siis ma sain juba aru, okei, kui palju teil vaipa on. Vaipa väga ei ole. Siis juba läksin nende odavama otsa masinate peale, kuna sellega ma sain rääkida, et see võtab vähe ruumi, bla. Ja tal ei olnud, kui oli tudeng, siis ta ei tahtnud üldse raha kulutada, siis ta pigem võttis selle, kui oli pensionär, siis olenes, mõni tahtis omal ikkagi kallist masinat, ütles, et see on mu lastelastel ja nii edasi.
kui oli suur maja näiteks või kui oli palju vaipa, siis ma üritasin suunata neid mudelite poole siis, kus see energiatähis oli, või noh, nüüd on energiatähis siis, kus on see võimalikult hea vaiba pealt, siis ma üritasin neid alati sinna suunata, et näete, et kui te ostate selle, mis on A-klass vaibalt, siis see üks koristus, mis te teete, on palju efektiivsem, et te peate ka vähem koristama. Ma üritasin nagu alati selliste küsimustega nagu aru saada, et kui suur, mida tal vaja on, mis masinat tal vaja on, kas tal on koduloomi, näiteks kui tal on koduloom, siis sellel masinal, neil on vist sümbol peal ka seal PET miniturbo või midagi sellist, siis nendel on selline miniturbo otsik juures, millega saab teha diivanid ja asjad saab puhtaks tõmmata. Kellel on kass kodus? No nii, kas teil on miniturbo otsik? Jah. On hea sellega teha? Ja. Näiteks sellel mudelil on kohe 99 Pro mudel. Sellel on samamoodi ja vist sellel oli ka selline. Ühesõnaga, kõik sellised asjad on võimalik sealt selle sama masina pealt välja lugeda. Ei ole vaja midagi väga meelde jätta. Nüüd, kui ma siin... see on mingi naljakas asi peale. Kui ma natukene lähemalt räägin nendest masinatest, siis okei, see on küll meie kõige odavam mudel, aga ta ei ole nüüd oma näitajate poolest, kui te võrdlete seal hinnaklassis 59, 99, siis ta tegelikult ei ole üldse paha. AADC on väga arvestatav energiaklass või energiatähis. Siis tal on voolik pöörleb seal peal 360 kraadi. See tähendab seda, et kui te nüüd töötate selle masinaga, siis ta ei, kui see voolik oleks sinna nüüd nagu, kui ta oleks selline, mis ei pöörle seal otsas, siis see tolmuimeja lookleb teil selle selja taga ja lõhub kõik seinad ära või ühesõnaga mängib see. Siis paljudel tolmuimejatel, mis on odavad või odavam poolsena, neil näiteks ei ole inglise keeles carry handle. Mingi kande käepidev, ühesõnaga, kuidas teda viia üles korrusele näiteks või teise tuppa või et ei peaks teda lohistama. Paljudel üldse näiteks sihukest asja ei ole, aga siin on see suur robustne ja mugav käes hoida. Siis teine asi, mis ma võin uhkusega öelda, mis on Hooveril, on see, et me oleme pannud lisaotsikut, me oleme pannud integreerinud sinna kere külge. Tavaliselt, kui inimesed ostavad selle tolmuimeja, siis lisaotsikud jäävad sinna karpi, karp on voodi all, nüüd kui läheb laupäeval näiteks koristamiseks, siis kõigepealt hakatakse koristamist, vaadatakse, kurat, nüüd on mul vaja neid lisaotsikuid, siis see, et see karp sealt voodi alt kätte saada, see on another mission impossible või on ta kuskil kapi otsa pandud, siis on vaja helistada naabrimehele, kutsuda tema appi. Et me oleme nagu selle koristamise protsessi, me üritame alati teha oma toodetega inimeste jaoks võimalikult lihtsaks ja efektiivseks, et nad jällegi võimalikult vähe oma aega kulutaks sellele. Et isegi kõige odavamale mudelina on sinna kere sisse integreerinud. Siis kui me läheme selle natuke kallima mudeli juurde, siis see on nanopakk süsteem on ainult Hooveril, see on Hooveri patent. Siin me oleme pannud ka selle lisaotsiku siia pardale kaasa. Ja okei, siin on väike viga, tegelikult on ta 75 detsibelli. Et selline väga-väga... Ma kutsun teda City Special mudeliks, sellepärast, et tavaliselt linnakorteris, mul on Helsingis näiteks 24 ruudune korter, tuba. Mul ei olegi seal väga nagu ruumi kuskil panna, siis ma võtsin selle mudeli ja ma saan ta iga kord hästi kompaktseks teha ja laua alla vajutada, sellepärast, et ta mahub kenasti nagu laua alla või kuskile tööpinna alla näiteks, mul on just köögis on see koht. Siis need natuke kallimad mudelid, mis olid see, üks oli sinine, teine oli punane. See punane on mul siin kaasas ka. Võib-olla näitan lihtsalt kiirelt. Lihtsalt ilma, et peaks seda tuima presentatsiooni vaatama. See voolik jällegi pöörleb siin peal 360 kraadi. Ja siis siin on juba, kui sellel oli kahel eelmisel mudelil oli 2 lisaotsikut pardal kaasas. Või tähendab, oli 1, aga ta oli võimalik teha
selleks harjaseks ja kuidas seda nimetatakse, nurgavitsik või. Sellega on võimalik siis võtta diivani vahelt igalt poolt sealt sellist tolmule. Et siin on 3 ühes on need või 3 lisaotsikut on siis pardal kaasas. Et jälle teeb selle tolmu imemise ja kodu koristamise võimalikult lihtsaks. Ja siin on siis pealt ka näete see väike kleebis, siin on veel mingi buklett, et miks on 4A on hea, bla bla bla. Et tal on accessories, on siis, et inimene ikka lahti teeks, et ta vaataks. Paljudel tootjatel ei olegi üldse, siis ma alati ütlen, aga võtke see, et teile neid lisaotsikuid kuskilt minema otsima. Tal on parketiotsiks ja siis siin ongi see kuulus pet hair remover, see on siis mini turbotsik, et siin on väike sümbol on peal ka. Ja siis on siin veel Eco Action, et ta on sama efektiivne kui 2000, see on vist minu oma, sorry. Et ta efektiivsus, kuna ta on 4A, eks, efektiivsus on sama hea, kui tal oleks 2400 vattine mootor. Aga tarbib siis 50% vähem energiat. Et seda võite siis inimestele välja tuua. Nüüd ma näitan teile midagi. Et tal on suhteliselt suured need numpud peas, millega ta käima panna ja siis see on see, millega see juhe tagasi tuleb. Et need ei ole for fun siia suured tehtud, need on ikka selle jaoks, et kui ta jalaga tööle. Saate nagu, eesmärk ongi, et mitte, et ei peaks küürutama, siis jääb selg valusaks, siis läheb tuju pahaks ja siis vihkate koristamist ja nii edasi. Aga ta ongi selle jaoks, et te saaks sirge sellega nagu tõeline daam või gentleman selle koristuse ära teha. Seal, kui seal oli üks slaid, kus näitas, kui mitu korda on neid asju testitud, siis ta ongi testitud selle jaoks, et teda jalaga vajutada. Ärge karta. Kuidas tundub siia maali? On vist 45 minutit. Täis kõva tõmmine. See 4A. Ja see on nüüd see kõik kalli variant, millest näeb. Aga ta siis sinine ja punane kallim kui sinine vist, eks. Jah, aga meil on... Mul jutt see äpardus. Kui kunagi... Ühesõnaga, kui see tuleb Hiinast, siis tuleb planeerida koguseid, kuna Hiinast tuleb 3 kuud. Siis mul läks üks mõjul rohkem, no siis 100 asemel tuli 1000. Siis nüüd on vaja need 1000 äkki maha müüa. Aprill, mai, juuni, juuli tuleb sellele punasele mudelile väga palju rõhku panna. Et siin ma lahen teie abile. Okei, see on siis nendest tolmukotiga mudelitest, see on kõik. On küsimusi? Enam-vähem selge. See on ikkagi just a vacuum cleaner. Aga poes kas näiteks ka kuskile nagu voolkõhedalt, et me saame ka need... Jah. Näete, kui ütlesin? Jah, ma võin selle tööle panna korra, sest te kuulete. Tegelikult ei teenud seda välja. Kuna teil see esitlusmudel, mida seal näidata on see arutaja, sest on see kevadkoristusperiood, ma jõuan nende arutajatele, siis see on kuskil ühendatud, seal peaks siis olema see tolmuimene ka. Et siis on võimalik kiirelt seda elektrit varastada ja masin tööle panna. Nüüd veel vähem näeb, kui see otsikud on maha panna. Tegelikult on ta suhteliselt väike. Natuke saime rääkida, aga ta on 66, nüüd kujutage ette, mis on 85. 85 värv on niimoodi, et ta ei saa rääkida ja naabrid tulevad külla ja suud paljud. Aga samas kõigil, kellel ongi need laulutajad või need, kui ma kodus ka mitte uue näma, siis no see teeb sama näiteks. Kui keegi ütlebki kohe sul selles, ma on nagu mis me selle tõrva võstan. Aga mis see autaja? Mul on, see oli ta, mis firma ma mul on. See kuldsed on nad, seal peale see musta värvi. Aga mis see autaja, või mul läks võib-olla küsimus kaduma korra?
ei, et kui keegi ütlebki mulle, et mul on kodus salamiks nagu ka vaata, aga mitte huuverema. Sama vaikne kui see, kui mul ütleb klient sama asja, siis mis mõttes, et nagu, miks ta just selle peaks valima, mitte. Aga siis ta võib-olla tolmuimejat ei tahagi osta, siis müü talle armu. Või müü madratsi puhast. Ma räägin natukene, ühesõnaga fookus peaks olema alati tolmukotiga masinal. Tolmukotiga masinal on alati võimalik tolmukott veel juurde müüa. Aga ma räägin natukene tolmukotita tehnoloogiast. Tolmukotita tehnoloogia on siis selline, et ainult Hoover ja Dyson saavad täna öelda, et meil on no loss of suction, kui see masin on multitsüklon tehnoloogia. See tähendab siis seda, et tolmukotiga masinatel on niimoodi, et kui see tolmukonteiner hakkab, graafika peal näeb enam niimoodi välja, et imamisvõimsus ja tolmukogus siis on selle graafiku peal ja kui siin on tolmukogus läheb ülesse, siis imamisvõimsus tuleb täpselt samamoodi, kukub kolinal alla. Ühesõnaga saadab kokku siin. Mida rohkem tolmu konteinerisse läheb, seda väiksemaks imamisvõimsus läheb, kui ta just ei ole see multitsüklon tehnoloogiaga. Ühesõnaga tolmukotita masinaid ongi 3 tüüpi. On sellised filtri baasil siis, need näevad välja nagu kohvimasinad. Sellised. Kui te poodi lähete ja vaatate, et milline võiks olla filtri baasil masin, siis te tunnete need kohe ära. Seal ei ole väga midagi nagu vaadata või näidata. Siis on ühe tsüklon tehnoloogiaga masin, need on siis sellised, kus näitan siit. Siin on näha, et on ühe tsüklon tehnoloogiaga, et tolm tuleb sinna konteinerisse ja jääbki sinna ringi käima, et seal ei ole midagi. Kui on filtri baasil, siis siit tavaliselt kumab läbi see filter. Ja siis kui on multitsüklon tehnoloogiaga, siis tal on neid erinevaid auke, siis siin on läbilõige sellest multitsüklon tehnoloogiast. Näeb siis selline välja, et siin on tavaliselt, kui on ühe tsüklon tehnoloogiaga, ma võib-olla sellest filtrist ei räägigi, siis seda osa ei ole. See tolm tuleb lihtsalt siia konteinerisse, käib mingi raske tolm kukub alla ja nüüd tekib siin see tornado efekt, tsentrifuugi efekt, siis et tornado keskel õhk ei liigu, eks. Kogu see möll käib seal ümber. Siin koos selle tolmuga siis tolmukonteineris toimub sama asi, et raske tolm, mis ei suuda seal ringi käia, see kukub alla ja väike tolm siis, selle tornado, ta üritab kogu aeg sinna nii-öelda keskele pääseda, et siis sinna alla kukkuda. Aga kuna ta on ühe tsüklon tehnoloogiaga, siis seda osa nii-öelda ei ole, siis ta käibki seal ringi ja ongi, et mida rohkem täis masin läheb, seda rohkem ta peab seal tööd tegema ja see imamisvõimsus langeb. Nüüd, kui on multitsüklon tehnoloogiaga, nii nagu siin on, siis see protsess näeb välja selline, et tolm tuleb konteinerisse, hakkab siin ringi käima, rasked osad kukuvad ära, siin on selline filter ümber. Nüüd läbi nende väikeste filtri aukude liigub siis tolm koos õhuga, liigub nendesse väikestesse tsüklonitesse. Ja siin siis hakkab see väiksema ja peenema tolmu nii-öelda eraldamine pihta. Et siis, kui ta siin selles väikses tsüklonis jõuab sinna keskele, siis ta kukub siia koonusesse ja see on eraldatud. Ma olen alati välja toonud lihtsalt selle, et miks on mitme tsüklon tehnoloogiaga masin parem, sellepärast, et pärast igat korda te ei puhasta seda konteinerit, et kui nüüd te jätate selle masina sinna, lõpetasite koristamise ära ja nüüd järgmine kord uuesti tahate puhastada, siis selle ühe tsüklon tehnoloogiaga, siis ta hakkab kogu selle tolmuga, mis te enne ära koristasite, hakkab nii-öelda uuesti seal eraldama seda rasket ja peenemat tolmu, aga siin on see peenem tolm on juba eraldatud eelmisest korrast ja masin ei pea seda ühte tööd nii-öelda 2 korda tegema. Sellega on cool või on pigem saega igav. On kuidagi, saite natukene aimu sellest, mis on nende erinevused.
kui on filtri baasil tolmuimeja, siis need filtrid lähevad hästi kiiresti mustaks. Siis tuleb neid filtreid, et inimesed tulevad ka mõnikord poodi, ütlevad, et aga ostsin selle masina, tolmukotita masina, nüüd imamisvõimsust üldse ei ole, algul oli. Siis tuleb alati filtrit küsida, et kas te olete filtrid ära pesnud või et tuleks need asjad üle vaadata. Siin tuleb filtreid puhastada iga 4 nädala tagant, siin iga 7 ja multitsüklon tehnoloogiaga masinate puhul siis pärast iga 40 nädalat umbes. Siin on meie valik. Meil on täna see masin. See on ühe tsüklon tehnoloogiaga, aga müüme teda päris edukalt 79 euro eest. Tal on energiaklassid on AA 78 detsibelli. Siis vist seda mudelit veel paaris poes on, aga me otsustasime minna natukene karbima mudeli juurde, natukene parema mudeli juurde, mis on siis juba 4A-d, 75 detsibelli. 75 detsibelli tolmukotita masina puhul on tegelikult väga hea tulemus, sellepärast et tolmukotita masinatel see on nagu lahtine süsteem, seal ei ole võimalik väga palju isolatsiooni ümber selle mootori panna, et teda vaiksemaks teha. Et Dyson, kes on turuliider, nende masinad on 87 detsibelli ja niimoodi. Me oleme 75 oma masinatega. See on siis meie multitsüklon tehnoloogiaga masin. See on, ja ta on 4A-d, need on siis 2 4A mudel. Ja see on 3A-ga, aga ta kompaktiseerib siis tolmu kuni 10 liitrit. Ja ta on ka multitsüklon tehnoloogiaga. Nüüd, kui rääkida, mis selle Reactivi, selle 4A, selle konkreetse mudeli eelis on, ongi siis see, et ta on 4A-d ja vaikne. Tahan teile lihtsalt korraks näidata, et kui minna Euronixisse. Neid 4A masinaid ei ole turul liiga palju või kui on, siis nad maksavad roppu moodi. Siis meie käest on küsitud, aga mis imenikki see Hoover teeb siis, et miks teil need 4A-d on. Aga kuna me oleme Euroopas lihtsalt nii tugeval kohal, siis me ei saanud lasta sellel juhtuda, et kui nüüd energiatähis tuleb, et siis me oma nende otsikutega läheme alt. Et seepärast me kulutasime kõvasti raha ja saime head tulemused. Kodumasin. Tolmimehad. Nüüd, kui siin näiteks filtrist valida, kindlasti on võimalik kuidagi paremini ka. Vaipade puhastamise tõhusus, kui ma tahan siit näiteks A-d, valin A, siis siin on 3 Hooverit ja 1 Miele ja Miele maksab 4,99. See 4A-d ei ole täna midagi sellist, mis kõigil oleks. Siin on 4A-d, aga ta on 81 detsibelli. Ta on, meil oli 66. Ta on 81 detsibelli, sellepärast, et siin on suur motoriseeritud turbohari, mis teeb lärmises. See on enam mingi siuke näeb välja. Pead olema fitness, TRX ja kõik asjadega tegelenud, kui soovid sellega nagu hangeldada siin. Nüüd, kui ma valisin B-klassi näiteks vaiba pealt, sest vaiba pealt on kõige raskem head klassi kätte saada. Okei, siin on juba, tuleb natukene hinna poolest, tuleb alla 309, Electrolux 199, 299, 359, et kui nüüd inimene küsib, aga miks see, siis teil on alati võimalik tuua näide, et näete, selle 4A eest maksate nii palju, detsibellid on sellised, aga kui te tahate kelleltki teiselt 4A-d, siis te peate maksma nii ja nii palju. 57 detsibelli, ma arvan, et see vist on see nende maailma kõige väiksem tolmuimeja. Aga 299. Ma ei tea liiga palju inimesi, kes on võib-olla mul lihtsalt tutvusringkonda nimelik, aga igaüks ei taha tolmuimeja eest nii palju välja käia.
siis mis sellel tolmukotita mudelil on hea, on see, et me tegime, me kutsume seda intelligent handle'iks, et selle ühe lisaotsiku me panime nii-öelda sinna käepideme külge, et siis jällegi ei pea minema kuskile karpist või lisaotsikut otsima, vaid ta on kogu aeg olemas, on võimalik raamaturiiulid ja kõik asjad kohe kiirelt üle teha. Kes läheb Stockmanni? Siin on sulle erilassemine. Maksab hästi palju, see masin 399, aga jällegi, ta on turul ainuke, millel on siis, mis kompaktiseerib tolmu. Ma pärast näitan videot ka, siis on võimalik rohkem läbi. Siis, kas keegi on kunagi kasutanud tolmuimejat, millel on veefilter? Kuidas meeldis? Ma ei tea, ta oli, ei olnud hea, nagu niivõrd hea lõppest. Okay. Mu isal on see, ma ei tea, ma nii tihti seal ei tolmuimega. Okay. Meil on valdavalt küsivad, ma arvan, miks on selle järele nõudlus, et kunagi vist TV-shopis või kuskil promoti veefiltriga tolmuimeja tõesti palju. Ja nüüd tulevad inimesed ja küsivad, et aga kas teil on veefiltriga tolmuimeja? Siis meil üks mudel on, et ärge neid siis poest ära saatke, aga pakkuge seda Hooverit. Inimesed soovivad seda osta siis, kui näiteks nad on allergilised ja nad on veendunud selles, et see veefiltriga tolmuimeja võtab siis, püüab vee sisse võimalikult palju kõiksuguse tolmu püüab nagu kinni, et ta ei lase seda uuesti õhku. Ei tea, maad on allergilised. Kuidas? Et maad on vanemad allergilised ja selle pärast vanem. Mina isiklikult selle, ma ei ole ka allergik või mul ei ole tolmu vastu söökast. Ja kui ma lähen hotelli ja seal on põrand must või mis iganes, aga siis mul lähevad silmad paiste ja silmad punaseks ärkan hommikul. Aga mul ei ole nagu sellist väga tugevat allergiat. Et mulle isiklikult ei meeldi selle masina puhul see, et iga kord, kui ma teda kasutan, siis ma pean sinna vett valama, pärast ära kallama, et ei ole nagu väga mugav või meeldiv. Aga ma võin garanteerida teile, et päevas paar korda küsitakse veefiltriga tolmuimejat ka ja siis võite öelda, et Hooveril on. Sellel mudelil on ka mini-turbotsik kuskil. Jah, siin on kuskil, jah, mingi värk. Et jah, sinna tuleb panna see vesi, siis tuleb kindlasti vaadata, et see vee tase ei läheks üle miinimumi ega maksimumi. Selline näeb ta välja. Pluss meie veefiltriga tolmuimeja on turul kõige kompaktsem, et on tavaliselt on teistel tootetel on nad sellised hästi suured. Siis, kui me nüüd aurutajate juurde lähme, siin on üks eriline mudel, mida me soovime promoda, siis meil on igasuguseid erinevaid aurutajad, aga sooviks pakkuda just seda ühte, mis on 2 ühes. Et siin on see valik ja Euronixis on veel selline ka. Ja siis teil tuleb promomudeliks, poodi tuleb see. Nende kahe vahe on siis see, et see on lihtsalt aurumopp, aga siin on sul ka 2 ühes võimalus teha nii-öelda käsi aurutajaks siis. Selle meie seeria nimi on Steam Capsule, miks ta on Capsule on nagu kapsel, et jällegi meie see üks point on see, et Hooverit oleks võimalik lihtne siis kompaktselt nii-öelda ladustada siis või ära panna, et ta võtab kõige vähem ruumi. See nüüd mitte, aga see odavam mudel, jah. Siis on see 2 ühes mudel, kus on lisaks on veel see käsiaurutaja siis ja sellel käsiaurutajal on ülipalju igasuguseid erinevaid otsikuid, mis on siis võimalik, millega on siis võimalik inimestel palju asju hiivetada. Et meil on tegelikult ka kõikide toodete kohta YouTube'is on meil Hoover Europe kanal, kus on siis võimalikult, kui midagi läheb meelest ära, on võimalik käia oma mälu värskendamas siin natuke.
siin on veel vana Generation Future. Ühesõnaga selle toote idee on siis see, et vee, ühesõnaga ämbritäie vee ja siis selle ajaksi või ma ei kujuta ette, mis ühesõnaga selle kemikaali kasutamine ei ole väga loodussõbralik. Et auruga on võimalik palju efektiivsemalt neid baktereid tappa, mis siis põrandal on. Et nii-öelda ecological thinking ja kõik see asi sinna otsa. Et inimesed ärge pluss, minu jaoks tundub see nii räpane lahendus, et võtan ma võtan selle ämbritäie vett, ma panen selle kemikaali sinna sisse, siis ma võtan selle tavalise mopi, käin põranda üle, siis ma lähen kastan sinna, puhastan selle mopi ära seal ämbris ja siis iga kord, kui ma tulen uuesti seda mopi puhastamis, ma kastan ta sinna sama musta vee sisse ja siis käin ja nii-öelda külvan õnnetust selle musta mopiga üle põranda nii-öelda. Et selle aurumopiga, mis tapab baktereid, on seda palju parem teha. Aga siin siis jah, väike, ühesõnaga see on naturaalne puhastamise viis. Selle odavama mudelil, seda tal ei ole seda elektroonilist kontrolli, vaid tal on see päästik siis, mis on parem, sellepärast et päästikul pealt on võimalik siis kontrollida, kui palju sa tahad, et siit seda auru välja tuleks. Siis see võib panna lihtsalt tavalist kraanivett, ei pea mingeid erilisi, isegi ei tohi kasutada mingeid kemikaale. Ja siis see auruga puhastamine, põrandate puhastamine jääbki selline asi. Need parameetrid siin videos on, see sõltub mudelist, aga see sobib ka kõvadele pindadele, nende puidust pindadele siis. Aga see peaks olema ka nagu tootja poolt kinnitatud siis selle põrandatootja poolt. Me oleme saanud paar kahjunõuet, et mul oli ilus, mul oli lakk, mis läikis ja nii edasi, aga siis tuli välja, et tegelikult selle laki peale oleks tohtinud seda aurutajat kasutada, aga see inimene peab ise seda teadma, et see ei ole kuidagi teie vastutada või teie vastutus. Ja siis samuti on küsitud, et kas võib kasutada laminaatparkett. Seal on, kuna sealt tuleb laminaatparketil, võib-olla kui on selline väike vahe sinna jäänud, et kui nüüd sinna läheb pesi või midagi läheb vahele, et siis ta hakkab paisub üles, eks. Et võite inimeste käest küsida, et kas te tavaliselt märga moppi kasutate, sellepärast et märgmopp ja see ei tee oluliselt märjemaks kui nüüd see tavaline mopp. Et siis võitegi selle nii-öelda üle küsida, kui ta tuleb sellise küsimusega, siis öelda, et jah, et on okei kasutada või kui ta ei kasuta märgmoppi, sellepärast et ta kardab oma laminaadi pärast, et see päästetab pärast üles, siis sorry, siis ei ole teie toode. Ostke kallim parkett omale. Siis tal on veel, tal on selline asi ka. Kutsun teda vaibalibistajaks, see pannakse siia selle nii-öelda tavalise mopi peale. Ja siis on võimalik ka vaip siis halbadest lõhnadest või on võimalik selle auruga üle käia ja siis eemaldab sellise havalõhna. Teeb värskendab teda. Odavamal mopil on ka selline, et on võimalik selline vähe kõvemate harjastega otsiks välja võtta ja siis nühkida sellist raskemat mustust ja siis ta niimoodi käib kokku. Aga nüüd see 2-1 masin, seda me müüme tegelikult isegi rohkem kui seda odavamat mudelit, mis ei ole 2-1. Inimesed ostavad ta sellepärast, et on ikkagi 2-1. Siin on siis võimalik igasugused grillrestid ja kõik võimalikud asjad nii-öelda selle käsi aurutajaga üle käia ja puhtaks teha.
et ta on, kuidas ma ütlen, praktilisem siis. Igasugused sellised kohad. Ma ise tegin näiteks oma selle käsiarutmega tegin vannitoas need vuugivahed, mis olid mustaks näinud. Oli hallitus sinna peale tekkinud, siis sellega oli sealt võimalik lihtsalt eemaldada see mustuse välitus. Kuidas tundub? Sinul vist on hagu oma? See on kindlasti parem. Kellelgi teisel on ka. Aga mopiga teete kodus? On aeg soetada oma näoruum. See tundub päris kerge pärast mulle tegelikult suhtes punakas. Saaksid täna kinni? Jah. Võime pärast ka selle näiteks tööle panna. Et tal on, või mis on selle mudeli üks eeliseid on ka siis see, et tal on ülipalju neid erinevaid otsikuid. Näiteks see Metal Crash, sellega ma tegin sõbra Grill Resti tegin eelmine suvi. No see oli tal aastast 1985 oli tegemata, puhastamata, siis oli võimalik sellega ära puhastada. Siis meil on käsitolmuimed, ma käin need käsitolmuimed lihtsalt kiiruga üle. Lihtsalt, et näidata, mis Hooveril on või et me pakume hästi palju selliseid teistsugusi lahendusi inimestele.